just tegin siin terve eelmise nädala põhimõtteliselt filmisest pausi. Midagi ei filminud. Ma ei tea miks. Mõtlesin lihtsalt, et Mõtlesin lihtsalt, et ma ei tea, väsinud kuidagi ja iga nädal, iga päev ei ole siuke kuidagi väsimus ja ma ei tea, kõik kuidagi oli niimoodi, et igastahes ei jõudnud, kuigi eelmine nädal oli suht sisutihe, vähemalt mingi osa. Ma üritan siis mingi kokkuvõtte teile teha. Nädala lõpp oli rohkem nagu käimist. Nädala alguses esmaspäeval me tulime pühapäeval Soomest ja esmaspäeval või no pühapäevast või esmaspäeva ööd Saska olin kella 12 kella 5 hommikul üleval ja lihtsalt põhimõtteliselt nuttis. Siis me panime lõpuks küünla ja siis magasime natuke ja siis me olime üliväsinud. Ja siis magasime sisse ka ja siis Ennu uuris töölt, et kas tal on võimalik nagu võtta nagu vaba päeva, et on neil väga kiire, sest me olime nagu ikka nii väsinud. Ja siis ta sai. Ja siis me magasime kõik, tüdrukud ei läinud lasteaeda, aga ei, emma pärastpoole ikkagi läks, ma veel kirjutasin, kui ta oli üles ärganud ise. Ja siis ma kirjutasin lasteaeda, et ta tuleb hilinemisega. Ja esmaspäev olime vist suht rahulikult kodus, käisin trennis. Ja siis esmaspäevas või teisipäeva ma hakkasin öössel mingi 1-2 aeg lambist jooksele. Ja 12 tunni jooksul ma käisin, või noh, mul tuli ligi 30 korda ülevalt ja alt. Nagu mõlemad, ligi 30 korda ehk kokku 60 korda mingit välja tulemist põhimõtteliselt. See oli nagu midagi nii jubedat, et teisipäeval Hennu läks hommikul tööle. Tuli peale lõunat tagasi koju, sellepärast kuna ma lihtsalt terve hommiku ainult nutsin ja ainult oksendasin ja alt tuli ja korraga tuli ja see oli lihtsalt midagi nii kohutav, et ma mõtlesingi, et ma suren ära. Mõtlesin, mis nüüd nagu saama hakkab või nagu, et ma lihtsalt nagu ma ei jaksa. Siis kui Hennu koju tuli, siis läksin voodisse ära rahulikult. Issand maevast. Ja läksin rahulikult voodisse ära. Ja mul oli mingi mega külm olnud ja värki. Noh, näe, palju. Ja siis Hennu tegi mulle mingid 2-liitrised soojapudelit teki alla, tuli kuuma veega keetis ära. Ja siis mul lõpuks hakkas mingi aja pärast soes, võtsin paratsetamooli sisse ja siis sain mingi 1,5 tundi magada lõpuks. Nagu mul ei püsinud vesi ega midagi, alguses ka sees ega mingid rohud või midagi. Kõik tuli lihtsalt välja. Ja siis oli nagu veits parem olla. Ja siis ma mõtlesin, et ma käin teiliga õhtupoole, et nii-öelda värske õht teeb ka head. Püsti ma ennast see päev ei saanud kordagi, ma olin nagu niimoodi kõveras kõndisin ja käisin seepärast, kuna magu oli nii valus. Aga õhtul hakkas uuesti halb ja siis ma veel sõin õhtul mingi paar ampsu, kuna ma tundsin, et magu juba valutab sellepärast, et ma olen nagu nii tühjaks lihtsalt pigistatud. Ja siis see tuli ka kõik muidugi välja. Ja järgmine hommik siis mul oli nagu enam-vähem olla. Väsimus ja nõrkus oli ikka, aga nagu noh, enam ei jooksendanud ega midagi. Siis oli Hennul kõht lahti, siis ta võttis haiguslehe. Ta juba öössel hakkas keerama. Me vastasime öössel, et kuna mina terve õhtu või noh, päevast õhtuni polnud teinud Sassule piima. Hennu oli teinud siis öössel 2 aeg ma hakkasin üles, kui ta Sassule piima tegi ja Sassu jauras. Hennu oli ise üleval nagu vaatas telekat või midagi siukest. Ja siis ma avastasin, et piim on nagu otsas, et ta tegi viimase, siis ma küsisin, et nagu jah, et rohkem ei ole nagu vaja, siis ta mingi arvas, et kuskil kapis on, aga tegelikult ei olnud. Ja siis ta käis öössel poes ja siis ta ütles, et tal poes juba keeras ja hommikul siis oli kõht lahti ja siis ta terve päeva magas, lihtsalt terve päeva. Ja kolmapäeval ma trenni ei läinud ega midagi. Ja neljapäeval mul olid kulmud püsimeigi, siis ma käisin Viljandis. Täiega kartsin seda päeva, just sellepärast, et see kõhugripp oli olnud, et nagu jumala eest bussis või kuskil ära, mega rahul. Ja mõtlen neljapäev. Siis reedel ma sain mingi lõunast sõbrannaga kokku.
meil oli tegelikult plaanitud laupäeval terve päev koos olla, sest tal oli siin sünnipäev ja me pidime olema koos, aga kuna me läksime Soome ootamatult, siis me ei saanud. Ja siis me pidimegi nagu see nädalavahetus olema hoopis, et tema sünnipäeva tähistama. Aga ja siis me tegime hoopis seda reedel. Ma läksin tema juurde, ta oli kodukontor. Olin seal, rääkisime vahepeal juttu. Ja siis, kui tal tööpäev läbi oli, siis läksime, meil oli vaja natuke shopata. Sain päris palju asju. Ja siis käisime söömas. Siis mul hakkas magu jälle mingi rämedalt valutama ja kõike arvatavasti pingutasin nagu mingi söömisega üle. Või selles mõttes, et võtsin natuke teravamat toitu ja jõin gaasilist. Ja ju siis maole nagu ei sobinud see, et liiga vara oli. Ja siis mingi hullult halb oli olla, aga me olime ostnud 3-tunnise Avatari pileti. Ma lubasin, ma lähen temaga vaatama, kuna tal ei olnud kellegiga minna. Ja siis käisime veel, shoppasime natuke ja siis käisime apteegis. Siis ma ostsin mingit maole, küsisin rohte ja asju. Aga siis hakkas nagu parem, vaatasime filmi ära, jõudsin mingi 12:30. Jaa, kes see on kuri? 12:30 jõudsin koju öösel. Ja ma mõtlen, mida? Laupäeval siis, ma istun maha Saski kõrvale. Kes see riidleb siin? Kes see riidleb? Kes teeb nägusi? Mis ma annan sulle? Mis ma annan? Mis ma annan sulle? Mis ma annan sulle? Bella. Puh. Ja siis mõtlengi laupäeval me siis kokku ei saanud, mul oli laupäeval mäng. Hommikul ma käisin üleval naabrinaise juures mingi tunnike, sest kui me olime Soomes, oli tema lapsel ka sünnipäev, kui ma siis ei saanud. Ja kuna ma olin kõhugripis ja kõike, siis ma käisin laupäeval, viisin kingi ja rääkisime 2 sõna juttu. Ja siis läks Ennu mängule ja siis õhtul viisime kõik tüdrukud ämmaia juurde, sellepärast kuna äi tuli Soomest ja siis ta tahtis, et tüdrukud, kuna nad jäid linna, mitte ei läinud Paide. Ja oota, nii. Ja siis ta tahtis, et kas suured plikad saaks sinna ööseks jääda. Ja siis me läksime Hennuga sööma ja peale seda kinno. Ma ei ole vist käinud, ma ei tea, 5 aasta jooksul nii palju kinos, kui nüüd see kuu juba 3 korda. Ja siis Sassu võtsime peale kino ära, tulime koju. Ja pühapäeva hommikul läksime tüdrukutele järgi. Nooraga ma pidin kell 10 sünnipäeval minema, ennem käisin ostsin ja enne käisin ostsime kingi ära. Ja siis läksime sünnipäevale. Ja siis avastasin, et nad olid emmaga vist niimoodi mänginud. Prillisangad olid niimoodi ära painutatud, et need ei püsinud tal enam ees üldse nagu, sest need ei olnud üldse pead ligi, vaid kukkusid lihtsalt kogu aeg ära. Ja siis me käisime Rokas ja Rokas ei olnud instrumentaariumit ja siis käisime Haabersti selles Rimis suures ja pühapäevti see just oli kinni. Ja siis ma pidin õhtul niikuinii minema sõbrannaga, me käime ülipalju nagu koos poetiirudel nädalatoite ostmas. Ja siis pidimegi minema, siis käisin Magistrali instrumentaariumis, nad said seal veits painutada, kui ütlesid, et raam on umbes deformeerunud ja kõike. Ja et peaks igaks juks tagavara prillid tegema, et ei tea kaua see raam nagu veel kannatab. Et nad ütlesid siis ka, et ei pruugi üldse saadagi nagu ära painutada, et plastikraam. Ja siis nad õnneks said, nii et ta praegult on nagu hästi prillidega. Ja siis käisime toidupoodides. Siis tulin koju, tegin süüa ja siis juba oligi tüdrukute vannitamine ja küünte lõikamine ja nii edasi, kõik õhtused kreemitamised, toimingud ja värgid.
siis oli tuttu minek, siis me vaatasime 1:30 oma ühte sarja, me hullult fänname hetkel ühte sarja. Ja no nii raske oli, ma olin mingi, et 1 osa ainult, lõpuks vaatasime 3 või 4 osa ära. Et ja siis nüüd ongi tänased plaanid. See oli siis meie eelmine nädal. Vaata, et sa ei kuku, kallis. Tänased plaanid, mul vaja tegelikult Saskias teha pildid ära. Tal oli eelmine nädal ju sai 9-6, aga ma ei teinud pilte, sest me olime haiged ja nii edasi. Ehk siis ma tahaks teha nüüd ära. Ja siis ma tegelikult pean poes käima, sest ma saan teile kõiki toiduasju. Miks sa riidled? Saskia? Et ma ei saanud kõiki toiduasju. Siis ma tahan minna lõpetada Rokas MyFitnessi lepingu ära. Ma pean seda täna tegema või hiljemalt homme. Sest muidu ma pean järgmine kuu veel ühe korra maksma. Isegi kui ma ei jõua sinna ja ma ei taha nagu maksta tühja. Sest enam, et MyFitness on nagu päris nagu ikkagi kallis. Et ta ei ole mingi 10-20 eurot. Ja kuna nüüd mul ju hakkavad sellest nädalas koolitused ka, siis ma nagu lihtsalt esmaspäev, kolmapäev mul on tantsimine ja teisipäev, neljapäev, kus ma ennem käisin MyFitis enamasti, siis mul on need koolitused ja ma ei jõua sinna. Ehk siis praegult ma nagu lõpetan ära selle lepingu ja siis vaatab, millal ma nagu tagasi saan minna ja kas ma lähen, kuna ma nüüd tantsin ju ka. Pelle! Aga jah, ma pean minema lõpetama selle ära, siis ma pean käima poes ja ma lubasin, et ma lähen Noorale enne lõunatudu järgi, sellepärast kuna siis me lähmegi sinna magistrali instrumentaariumisse ja peame talle igaks juhuks ühed prillid juurde laskma teha. Et kui see raam nagu annabki täitsa järele, et tal oleks võtta, kuna tema prillid tegemine võtab 2 nädalat, aga ta peab kogu aeg kandma, ehk siis me lähme teeme ühe paari juurde talle. Ja siis me pean koju tulema vaatama, mis me sööme täna ja siis kui Hennu tuleb, siis kas enne või miskit tuleb söök, lapsed ja siis ma pean trenni õhtul minema ja mul läheb trennis täna pikemalt. Saskia. Nii et siis ma mõtlesin, ma see nädal filmin ja mul on see nädal see kõhukliinik ja esimene see Sasu, esimene koolitus ka. Sain kingituseks omale käekoti ka Hennu poolt. Tegelikult ma olen üliammu tahtnud endale korralikku suurt uut naiselikku käekotti. Nagu sellist ilusat, mitte spordikat. Ja siis Aldost täpselt leidsin. Ja siis Hennu nii-öelda ostis selle mulle. Selle nagu nii-öelda selle puhul, et ma lähen õppima. Sasu! 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 Ja ma ei tea, täna peaks koristama ja toimetama ka. Ja midagi ma tahtsin veel öelda. Mul on 2 pakki vaja ära tuua. Ja ma ei tea, kas homme on sõbrapäev, kas homseks jõuab. Tellisin tüdrukutele 1,5 nädalat tagasi Legod sõbrapäevaks. Ja need ei ole ikka veel. Nii et ma ei tea, kas nad jõuavad või mitte. Jätkan suht samas kohas lihtsalt teiste riietega, kus ma vist viimane kord suht lõpetasin. Ootan, et Hennu tuleks. Ta läks Nooraga koos emmale järgi, Noora tahtis kaasa minna. Ja kui nad jõuavad, siis ma lähen trenni. Ja mu pea tegelikult valutab ja ma ei tea. Ma tunnen, et mul on nagu viimasel ülitihti mingid siuksed ülihalvad tujud ja motivatsioonipuudused. Nii et kui ülipalju mult Instas küsitakse, et kust ma võtan kõige jaoks motivatsiooni ja et ma olen nii super ja bla bla bla, siis esiteks kõik need kirjad, mis mulle kirjutatakse, kindlasti motiveerivad ja annavad kuidagi energiat ja jaksu ja tahet juurde. Et ma olen täiega tänulik nende kirjade eest. Kindlasti ma ei pea ennast mingi super emaks, super momeniks, et mul on rohkem ööpäevas tunde, kindlasti mitte. Ja mul ei ole üldse palju motivatsiooni, nagu mul käib sellist niimoodi. Mul ei ole siuksed Ameerika mäed, mul on nagu mul käib nagu niimoodi. Ja mind on nagu nii häirima hakanud, et mul on nagu nii tugevalt ja nagu nii tihti need tujud ja kõige kõikumised.
ja näiteks nagu praegult ma tahaks lihtsalt kodus olla ja mitte kuskile minna ja siis mind juba ajab stressi see, et eelmine kolmapäev ma ei saanud trenni ja ma olen nagu maas ja ma pean järgi õppima ja ma tean, et mul on nagu kohe varsti võistlused ja ma vihkan võistlustel käimist, kui mul ei ole kõik selge. Ja meil on niikuinii alles poolik ja mul ei ole kõik selge ja meil on veel mingid asjad lõpetamata, nii et see tekitab siukest lisastressi. Aga igastahes motivatsioon puudub, sa lihtsalt ajad ennast tuimalt sinna trenni kohale ja ma tean, et kui ma seal olen, siis mul on nagu hea olla. Aga lihtsalt see jõudmine sinna ja see endaga võitlemine on raskem. Aga mis me vahepeal siin tegime? Käisin, tõin pakid ära, käisin poes, võtsin Noora lasteaiast, lõpetasime mu MyFiti lepingu ära. Ennuga arutasime, et me siiski ei tee hetkel talle uusi prille ja lihtsalt loodan, et need peavad 1,5 kuud vastu, sest otseselt mõrasi ei ole ja meil on 1,5 kuu pärast silmaarst. Ja kui nad peaksid siis tahtma nagu klaase vahetada, siis me oleme lihtsalt tühja ostnud prillid ja lapsed ei saa soodustust. Ja prillid on suht kallid. Sa tõmbad selle endale peale, kallis. Mis juhtus? Mis juhtus, Saskia? Ja siis me otsustasime, et me ootame selle arstivisiidi ära, kui ta otsustab, et jäävad samad klaasid. Siis me tellime uued prillid ja kui tulevad uued klaasid, siis me tellime lihtsalt 2 paari uusi, et oleks nii-öelda see tagavara ka. Ja siis me käisime toidupoes, ostsin söögiasju juurde, mida ma eile ei saanud. Ja siis tulime koju, siis panime Sasu magama ja siis olime natuke, ma koristasin ja siis panime uusi legosid kokku, mis me oleme saanud siin, või ostnud saanud. Kahjuks me ei saa mitte midagi niisama. Ai, mu juuksed jäid ka siia vahele, vaid kõike tuleb osta. Ja siis ma sain oma klaasid kätt. Juba ilus, no välja lihtsalt nagu. Lisaks mu motipuudusele, siis ma tunnen ja ma näen ennast praegu kaameras mingi 10 korda näost laiemana, paksemana. Ma tunnen ennast täna lihtsalt nii kuidagi paksu ja halvasti. Aga ma tuletan endale meelde, et kui ma kaalusin ka 49 kilo, siis mul oli neid päevi, kus ma nutsin ja ei suutnud ennast peeglist vaadata, sest ma olen nii paks, sest see on mingi naiste teema ja see käib mingi hooti. Nii et ma elan üle selle, et ma tundun praegu siin videos hoopis 200 kilone ja lähen eluga edasi. On ju, Saskia? Mida sa siin teed? Mis teed siin? See on mu pusa, mida sa närid. Saskia, aitäh! Aitäh! Aitäh, 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 aitäh! 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 Tere hommikust! Pean teid käes hoidma, sest nii mul tuli üks asi vahele. Aga igatahes ma tahtsin midagi rääkida. Et ma pean telefoni käes hoidma ja kaamerat ma pole jätkuvalt võtnud. Aga ma võtan ta kasutusele lähiajal. Aga mul on telefoni statiiv kuskil, ma ei tea kus. Ma hommikul üritasin otsida, aga ma ei leidnud kohe. Nii et ma pean pärast vaatama täpsemalt. Aga käisime siin just naabrite juures Sassuga. Viisin kommikarbi sõbrapäeva puhul ja koogi ja siis sõime kooki ja jõime kohvi ja rääkisime natuke juttu. Kulmud, oota, on näha siit veits, on nagu juba siuke tükiline. Mul on praegult nad selle mingi, mitte kreemi isegi, no kreem, aga see on siuke hästi õline, mis anti kaasa sellega koos, sellepärast kõik läigib. Aga on tekkinud kärnad või nagu koorikud peale ja nii sügele ma tahaks kõik need maha kratsida küntega. Aga ma ei tohi. Nii et paranevad, väga ilusad jätkuvalt. Aga ma tahtsin veel seda ka rääkida, et kui ma käisin siin pühapäeval Noora trennikaaslase sünnipäeval Nooraga,
siis seal üks tüdruk tuli mu juurde ja ütles, et tema õde, ma ei teagi, kas vanem õde äkki siis, kuna ta oli ise üpris väikene, et siis eeldavasti vanem õde vaatab mu videosi. Siis ma olin mingi, oh my god. Või nagu, see on nagu täiega tore, et mu videosi vaadatakse, aga mulle üldse ei meeldi, kui mulle seda öeldakse või nagu ma tunnen ennast nii kuidagi, ma ei tea, miks sa vaatad neid, et ei ole nii erilised või miks te ütlete seda või nagu ma ei oska seda seletada, nagu ma tahan, et hästi paljud neid vaataks ja mulle meeldib nagu jagada ja mulle nagu jah, ma ei oska seda kirjeldada, aga noh, samamoodi ma ei tea, ma ei oska komplimente hästi vastu võtta, eriti kui keegi mulle nagu võõras ütleb näost näkku, siis ma olen mingi, miks sa seda just ütlesid mulle või nagu sihuke, ma ei tea, ma ei oska seletada, ei tekita halba tunnet, aga nagu sihuke piinlik või nagu ma ei ole nagu nii, ma ei tea, jah, igastahes. Ja siis eile ma läksin trenni ja siis mul üks trennikaaslane ütles, kes annab ka nagu trenne noortele, mitte väikestele, noortele. Et tal oli üks tuld, kui ta nägi meid pärast nagu mingi trenn nagu koos rääkimas, nagu peale mingiseid mõlema trenne, et nagu kuskil kardekas rääkisime. Ja siis tal oli tuld pärast seda nagu ühed tüdrukud, et umbes, et see on see uus YouTuber või, et umbes see on tema ju. Ma olin mingi, mida asja nagu, miks või nagu, see on nii äge, aga nagu, ma ei tea, nii raske, siis mul sõbranna oli ka mingi, et oh come on, see on nii äge, et miks sa nagu kuidagi nii reageerid ja ma ei tea, veits siuke on mega tuus ja äge, nagu nii äge, no, nii tore, et nagu vaadatakse, aga ma ei tea, ma ei oska seda nagu vastu võtta või nagu, jah. Ja siis me tantsisime, nagu teeme koos kava ka kahekesti, nagu tantsime duot ja siis ma olin nagu tema nii-öelda trennisaalis, kus ta andis noortele trenni ja seal on ka nagu kunagised nagu tantsijad, kui nemad olid nagu lapsed, nüüd nad on nagu ikkagi juba neiud, on ju. Ja siis nad olid just, ta rääkis mulle, et kui ma läksin sealt trennist ära, siis kõik olid olnud mingi, oh my god, kas see on see Käti või? See on see Käti, kes nagu see tantsija Käti või, kes tantsis või? Et ta ei ole üldse muutunud ja nii äge ja ma ei tea, ma olin mingi ma poleks never arvanud, et keegi nagu mind mäletab üldse tantsuajast või nagu, sest mulle tundub, et sellest oleks nagu igavik möödas, kui ma tantsisin ja kõike. Ja nagu ma enda arust ei olnud nagu, jah, ma tean, et me grupina olime nagu tohutult head tantsijad ja kõik, aga meie grupi nimi oli see, mis nagu kõik alati vaatsid ja olid mingi vau nagu, aga see nagu, jah, ma ei tea, üliäge ikka. Eile ma mõtlesin küll, et ju ma olen siis midagi ikkagi hästi teinud ka siin elus, et ma olen ikkagi meelde jäänud, ma ei tea, nii äge. Igatahes ma mõtlesin, ma räägin teile. Ja muidugi muga võib alati tulla rääkima, ma olen mega jutukas inimene ja mulle hullult meeldib jutustada. Muga ei ole üldse raske suhelda, aga lihtsalt ja nii tore, kui te ütlete igast siukseid asju või kui te kirjutate, nagu ülipalju kirjutatakse Instas mulle ja see on nagu nii tore ja see annab täiega nagu moti juurde, et jep, ma teen õiget asja, ma pean nagu iga nädal vähemalt ühe video üles laadima, nagu ikkagi on juba inimesi, kes neid ootavad, on ju, mõned lausa küsivad, et millal uus tuleb, et see nagu täiega annab moti juurde. Ja nagu hoiab reel. Aga mega tuus lihtsalt. Täiega thanks teile kõigile. Nii äge nagu. Ma üritangi, et Saskia magama jääb. Täna tundub jälle ilus ilm. Plikad on lasteaias. Kui Saskia magama jääb, ma tahaks vaadata ühe seebika ära. Ma vaatan Mägidoktorit. Jep, ja siis pesu peseb, siis ma tahaks ära koristada veel, veits on segamini suurtuba hommikusöögist ja tüdrukute tuba on täiega sassis, ülejäänud on nagu normeelsest. Et jah, aga ma tahaks tüdrukute toast tegelikult kaste ja asju sorteerida ja visata nagu mõned asjad ära ja ümberkorraldusi seal toast teha. Ma ei tea, kas täna kõike jõuab, aga tahaks kõigepealt korda saada selle toa. Ja ma olen neile päris palju siin viimasel ajal uusi riidid ostnud. Ja ma pean sildid küljest võtma ja kõike ja.
nii et ma ootan, et Saskia magama jääks ja siis vaatan oma saate ära ja siis hakkame tegutsema ja pärast tahaks asjuga õue minna, et ta saaks esimest korda kiikuda, sest nüüd ta istub nagu ilusti ja ilmad on normaalsed, et siin mingi aeg ma tahtsin minna ka, kui ma käisin plikadega mänguväljakutel siin mingid korrad, kus nagu kannatas minna mänguväljakule, mitte niisama õue, aga siis olid need mingi üks kiik oli ainult beebide kiik ja ema üldiselt tahab seal olla või midagi ja siis teine oli mingi täis sülitatud, siis ma olin mingi ok, siis asju ei saanudki. Siis ma mõtlesin, et täna on ilus ilm, et ma läheks ja jalutaks veits äkki ja käiks asjuga mänguväljakul. Ennu läks ka Tartusse. Loodan, et tuleb normaalse rajal, aga kes teab. Et nii et. Ilmselgelt ma näen nagu mingi super välja, et teile seda klippi siin filmida. Aga me saime kodus olla, me olime 2 tundi õues, me saime kodus olla mingi, ma mõtlen, vähem kui tund. Jõudsin pesudega tegeleda, tube korda ei saanud. Saskia kodus polnud nõus magama jääma ja siis leppisime ämmaga kokku, et ma kutsusin ta meile, kui ta viitsib tulla, et ta ei pea üksi olema sõbrapäeval ja värki. Ja saaksime olla nii-öelda kõik koos ja siis ütlesin, et teeks midagi head süüa. Ennu tahtis liha ja täidetud seeni ja fetasalatit. Meile teen kitsejuustusalati ja lõhe ahjus. Nüüd midagi teen kõrvale tüdrukutele, lihale ja kalale ja siis koogid. Mõtlen võtta midagi snäkiks ka. Nii et Saskia just kerus magama, ma jõuan kohe Selveri ja peale seda lähen siis, kui jõuan, toon naabrinaise pakid ära ja lähen tüdrukutele järgi lasteaeda ja siis lähme koju, hakkame söö tegema ja ootame isid ka koju. Jumal küll vaadata, väga hakkan vanaks jääma. See 26 pole enam naljaasi. Nii et let's go! Tere hommikust! Jõudnudki eile väga palju rohkem filmida. Läks kuidagi nii kiireks, käisin poes ära ja siis käisin, võtsin pakid ja siis käisin plikadel järgi. Ja siis tulime koju, siis ma hakkasin just süüa tegema. Tegin mingi hirmkaua, lihtsalt mingi, ma arvan, 2 tundi kõike. Tegime siis kitsejuustussalatit või ma tegin kitsejuustussalatit ja kana ja fetasalatit ja magusat ja snäkilaua ja riisi ja kalaahjus ja igasugu asju. Ülipalju jäi muidugi järgi ka, aga vähemalt tuli laud ilus. Ja issand, need kulmukoorimised. Ja siis õhtul koristasin ja vannitasin Saskiat ja Ennu käis trennis ja ma ei tea, naabrinaisele andsin pakid õhtul ära ja panin isegi video eile üles, Hauli oma. Oli väga tubli. Vaatasin, et saab kohe nädal täis video postitamisest. Nii et jah, ja siis läksin tuttu. Ja mul on viimasel nagu nii raske ärgata. Ma arvan, et sellest, et plikad olid nagu haiged nii pikalt ja siis olin magamata ja siis see Soome trip ja siis asju hambad otsa ja siis enda haigus ja iga hommik ma olen lihtsalt mingi, ma ei jõua tõusta. Täna Sassi ärkas 6:20. Siis ma lihtsalt küsisin Ennult, et kas ta tahab ärgatada ja minna suurde tuppa, et ma ärkan siis, kui on äratus. Ehk siis mingi 6:45, et ma saan 20 minti magada põhimõtteliselt. Siis lõpuks ärkasin kell 7. Sest ma olin nii väsinud, siis ma ajasin ennast üles ja siis plikad tõstsime diivanile ja ajasime üles ja siis
hommikune rutiin, hambapesud, asjad. Ja siis läksid lasteaeda. Soss on nii väsinud, sest ta nii vara ärkas ja nüüd ta ilusti teeb oma tudu ära. Ma vaatan, et ilm on jälle palju lubav. Et äkki täna saab ka õue minna vahepeal kiikuma või jalutama. Ja pesu peaks kokku lappama siit. Ja üks masin on mul kuivatis ja ühe ma panin juba pesema. Ega mul oleks vist mingi 2-3 masinat veel pesta ja siis mul oleks lõpuks kõik pestud. Tüdrukute kapi ma peaks korda tegema ja panema nende uued ja puhtad riided kappi, sest mul ei mahu need sinna tuppa kuskil enam kappide peale ära. Ja ma ei teagi. Täna on õhtul trenn jälle. Raudselt läheb jälle täiega kaua. Et ma teen nagu kauem. Ja ma ei teagi. Ega rohkem mingisi plaane ei ole. Homme mul on kõhukliinik. Saan teada, mis mulle haiget teeb kõhus ja mis seisud üldse mul kõhus toimub. Peale neid keisreid ja kõike. Ja homme mul esimene raamatupidamiskoolitus. Ma arvan, et ma homme näitan teile oma seda kotti ka, mis ma siis sain. Ja ma tegelikult tahaks printida oma materjalid ja ülesanded ja värki välja. Aga Hennuga eile õhtul me ei jõudnudki ja täna õhtul proovime. Ma loodan, et tinti on piisavalt ja kõike. Ja et see veel toimib. See on täiega kaua meil kuskil kapi otsas olnud. Ma ei mäletagi, mis seisus ta oli. Ja reedel ma pean minema ka trenni tegema, lisatrenni. Ja reedel me lähme maale. Ma pole maal käinud mingi 2,5 kuud. Terve selle 7 aasta jooksul ma pole kunagi nii pikka pausi olnud. Mu kõige pikem paus Paidest on olnud mingi 3 nädalat. Jõhker, 2,5 kuud. Sest on tulnud 2 korda selle aja jooksul Soome minek vahele. Ja siis on käinud ainult plikad maal, et ma olen kodus olnud. Ja tegelikult ma see nädalavahetus alguses mõtlesin ka, et ma tahaks üksi olla. Sest ma tahaks tüdrukute toas need kastid ikkagi lõpuks ära sorteerida. Üks päev ma juba hakkasin vaikselt ja siis ma vaatasin, plikad juba tulid, siis ma enam ei saanud. Siis ma mõtlesin, mul oleks nii palju sealt tegelikult vaja ära visata ja teha. Ja mul oleks vaja Sassu riided ära triikida, pildistada üles ja panna müüki. Ja mul oleks vaja kõik rõdud korda teha, sest ma tahan see aasta panna meie magamistoa rõdule maale ehitada laua sinna ja mingid riiulid ja siis panna sibulad ja kapsed ja igas siuksed lehelised ja tillid ja tomatid ja igas siuksed asjad kasvama. Eks näis, mis sellest välja tuleb ja kas tuleb välja, aga ma tahaks seda teha. Nii et jaa. Ja eile ma just mõtlesin, kui ma jalustasin. Et ma pean ostma järgmine 6. uued tossud ka, millega käia. Mul on ainult siuksed riidest ja sportlikud, aga mul tahaks nagu siuksed nahkimitatsiooniga nagu Hermeksid kõrgemad ja värki. Et jah. Ja tüdrukutel on vaja mingiseid tosse ja asju. Ja kevadsügis mütse ja salle kindaid. Siis on neil ka nagu kõik hästi. Et ma pean vaatama. Vot. Aga nüüd ma lihtsalt istun, joon oma kohvi. Ja vaatan telekat, naudin vaikust, kuni Saskia magab. Ja siis vaatame, mis ma tegema hakkan täna. Võtsin oma statiivi üles. See oli Peppo kotis. Mõtlesin just, et võtan plikad ja need asjad, mis ma siit ostsin välja. Ostsin neile siuksed komplektid. Kui ma Viljandis käisin, see ei fokusseeri ära. Igatahes siuksed 2 tükki siis. Ja siis ma ostsin nende tuppa neid tähekesi ka. Ma pean need kuskile seina peale panema. Nii. Ja siis sai emma siukse ja siis ostsin ühe koti. Nii. Just tegin Sassule, ma ei saanudki filmida, et tegin pannasi Sassule. Sassu just sõi. Ja nüüd hakkasin veits koristama, tõmbasin just tolmukaga.
ja panin pesusi kokku ja siis mõtlesin, et teen tüdrukute toa nagu veits rohkem korda. Mul on, näitan pärast, kui palju riideid seal, kas uued riided või puhas pesu ja pole kappi jõudnud. Ja kapid on ka sees segamini, sest meil käib kogu aeg mingi, ma ei tea, mingi fashion week siin kodus. Nii et ma panen need asjad kokku. Siis siin on mu, näitan teile, tellitud riided ka. Emmale siuke pusa. Talle hullult meeldivad dalmaatsia koerad. Sellepärast ma tellisin talle selle. Sest tegelikult tal ei oleks otseselt vaja olnud. Aga jah, mulle ta räigelt armastab neid nagu räigelt. Igast, ma ei tea, kui mul on aluspesu tal siuksed või üks öösärk ja värk, siis ta kogu aeg tahab neid. Nii et Noorale siuke kleit. Siis mõlemad tüdrukud saavad siuksed maasikakleidid. Nii armsad. Vaadake seda. Puhtad. Seal taga on veel nagu, ma ei oska näpuga näidata. Seal taga on veel nagu paar virna. Siin on Lego komplekt ja siit on näha, et siin on veel virnad. Puhas pesu või uued riided. Kõik need, mis on nagu, Pelle, ma astun sulle peale. Ootavad need kulmud praegult on, need kooruvad. Vaadake seda. Igatahes, ma ei saanudki tüdrukute kappe ega midagi teha. Mulle helistati lasteaiast. Saskia täiega jaurab. Ma siin vist rääkisin ka, et me mõtlesime, et me ei tee uusi prille. Et ootame selle arsti ära ja et kui jäävad samad prillid nagu klaasid, et siis jätame, või tähendab, siis teeme uued ja kui siis muutub, siis teeme nagu 2 paari täiesti uued. Nüüd mulle lasteaiast helistati, et Noora kukkus ja niimoodi, et prillid läksid katki, raam läks pooleks. Mingi äge. Ütlesin, et eks ma siis tulen talle nüüd enne lõunatuidu järgi ja lähen teen taga uued prillid. Nii et. Ma teen ruttu ennast korda veits. Ja siis äkki vaatame, mis see kell on. Käin Sassuga. Vaatab, kas praegult sõltub, mis kell. Vaata, et see haiget ei saa. Sõltub, mis kell ma saan minema kodust. Kas ma käin taga kohe kuskil mängukal kiikumas ja lähen pärast Nooraga koos. Sest pärast äkki ta magab sel ajal ja siis ta ei saagi. Nii et väiksed plaanimuutused. Ei ole miskit niimoodi, et natuke saaks lebotada rohkem. Nii. Võt nii, et teeme siis ruttu ennast korda ja siis lähme toome selle Noora ära ja teeme uued prillid ära. Hästi palju lugavast ilmast, et ilus on nagu eile sai siuke ilm. Imeline.